Teadlik juhtimine on siia märksõna pandud mulle. Mis see tähendab sinu jaoks ja kuidas seda enda elus teha? Ja mida tähendab kõrvale siis paralleelina äkki näidetena tuua enda kogemusest, mis on alateadlik juhtimine, ehk siis elu juhib sind? Ehk siis kui nüüd mõelda, et täitsa tavalises elu kontekstis, eks ole, teadlik juhtimine, algul ta võib tunduda niisugune, ütleme võib-olla robotlik, et sa jälgid enda kõike mõtteid, tundeid, emotsioone, kõike seda, mis su sees toimub igas olukorras. Eks ta alguses ongi niisugune nagu vaatluspraktika, ütleme. Aga pärast seda käib hästi loomulikult, sest meie sees ongi tohutult palju programme, kellel rohkem, kellel vähem, ja see ongi siis alateadlik juhtimine, mis on jäänud kuskilt sealt lapsepõlvest, kõik need kogemused, lasteaed, kool, ühiskond, sõbrad, et siis me mängimegi sellist, eks ole, rolli, või tegelikult hästi palju erinevaid rolle, ja ka see ongi siis alateadlik. Et see lihtsalt midagi toimub, sündmus, tekib niisugune mõte pähe, tekivad tunded ja siis tekivad emotsioonid ja siis sealt vallandub nagu sinu siis reageering ja sellele järgneb mingi tegu ja siis sa oledki kuskil omadega pekkis nagu. Et see on selline alateadlik nagu. Aga selle teadlikku saab ka pöörata pärast alateadlikuks, sest pärast see lihtsalt kirjutab üle, et algul ta on robotlik, aga mida ta siis tähendab teadlik nagu, et see ongi see, et siis sa jälgid, mis sinuga nagu toimub ja mis üldse toimub, nii-öelda sinu ümber. Ja vaatad igat olukorda kõrvaltvaataja pilgu läbi. Et lihtsalt, et on see, et sa saadki aru, et sul ei ole vaja, nagu sa ütlesid, kaagutada. Sul ei ole vaja nagu midagi tõestada. Sul ei ole vaja ennast näidata sellel hetkel. Sul on vaja aru saada tegelikult, et mis siin nagu päriselt toimub ja mis toimub nagu minu enda sees nagu, sest et ega need olukorrad need ei ole nagu juhuslikult tekkinud. Siin ei ole tegelikult juhuseid siin maailmas nagu, et tegelikult väga keerulised olukorrad on suurim kingitus, kus näha, et mis enda sees meil on veel väga rabe nagu. Ja kui on julgust lihtsalt korraks nagu hingata, vaadata, mitte kohe hakata reageerima, tegutsema, siis on võimalik võib-olla mõne korraga ära lahendada, oleneb inimesest. Ehk siis uuesti hüppan veel selle juurde, et kõigepealt siis on mingi olukord, ükskõik mis see on, oled seal oma perega, midagi toimub ja sa tunned juba, et oi, sees mõte hakkab tiksuma, jälle olen selles olukorras või nagu, nüüd ta ütles mulle või mis iganes see võib olla nagu siuke, et pinge kasvab. Aga sel hetkel juba tegelikult käib klõps, et on tunne ka seal sees, eks ole. Ja siis see tunne, kui sa juba selle tundega seal juba et sa seda nagu ära ei halda, siis ta loob selle emotsiooni. Ja kui sa siis selle emotsiooni nagu, sa saad selles, tegelikult kõige parem on esimeses etapis, selles mõttekohas, eks ole, pannagi endale peale, et aga küsida, miks ma üldse niimoodi mõtlen? Kas see päriselt üldse on niimoodi? Mulle võib-olla tundub, et see on, sest kui meil hakkab juba siuke ärevus kasvama, siis tähendab seda, et midagi ja neil endal on nihu nagu. Ja lihtsalt endale tegelikult see stopp peale panna, saab hästi kiiresti ja siis sa oled hoopis saad nii-öelda, mulle meeldib kasutada ingliskeelne väljend, et online, et sa tuled teadvusele, sa päriselt ja siis sa juba näed teistmoodi, siis ta vaatad, et tegelikult see olukord isegi ei olegi selline, et keegi seal midagi, et varem võib-olla, mis sind väga häiris, et keegi seal ilmselt moodi kaagutab ja ta üritabki, aga ta ei oskagi teistmoodi käituda. Tal on ka probleem, millest ta tegelikult võib-olla tahaks lahti saada, aga ta ei oskagi, tal on ka oma ärevus ja sellepärast ta käitub selliselt nagu, et ka vahet ei olegi, et kas see inimene võib-olla provotseerib midagi või ta lihtsalt teadmatusest, ta ongi selline natuke niisugune, ampelmann nagu, eks ole, käed käivad igat pidi, suu käib nagu, toodab seal midagi, aga et kas sina pead sinna minema seda lahendama, et see on nagu see vastutuse võtmine ise enda elu eest, et sa ei pea minema sellesse reageeringusse sinna sisse, nagu sellesse loosse. Aga sa ei ütle stopp sellele inimesele, sa ütled ise endale selle stopp. Sest et kõige parem ongi see, et kuidas see töötab. Kõigepealt, kui sa endaga lahendad selle olukorra seal ära, tuled sellesse rahu kohta, siis sa tegelikult
energia kandub ka sinna üle, et see teine inimene võib lihtsalt hetkega tunda, et isegi öelda, et oota, aga mis siin tegelikult toimub, ma ei saa täpselt aru, et ta tuleb sellest seisundist välja. Et see on väga ilus selline, no selline ilus selline meistri alkeemia, ütleme, aga see töötab väga hästi nagu. Et võib-olla hea näide on ka see, et lapsed on hästi puhtad sellised, kui tuleb, et ongi mingisugune võib-olla konflikti olukord, imelik, ja tuleb mõni siuke rõõmus laps, siuke hästi siuke särav ja tore, ta võib selle hetkega, keegi enam ei mäleta seal ruumis, oota, mis meil siin nüüd toimus nagu. See ongi lahendatud lihtsalt ühe hetkega. Ja samamoodi me saame teha täiskasvanud eas või oleme pensionärid või vahet üle, kui vanad me oleme, võime seda hetkega teha nagu. Aga seal peakski olema see selline, ütleme, siiras soov, et mitte, et ma tahan seda inimest muuta või midagi, et see peaks olema see, et ma tahan ise olla teadlik. Et mitte kontrollida olukorda, aga teadlikult siis juhtida ja võtta vastutus selle eest. Et siis alati on endal ka mingi roll. Me ei ole ilma asjata neis olukordades. Mitte kunagi. Me tahame väga uskuda, et on, et keegi teeb meile haiget, eks ole, ja tuleb. Aga tegelikult me ise laseme seal juhtuda, sest et meil lahendamata valu sees on nagu. See on tegelikult hästi sükene, hästi lai teema, ma võiks sellest juba rääkida mitu päeva nagu praktiliselt, et kui sa tahad midagi täpsemalt teada, siis võib-olla on hea, et sa hoopis küsid, et ma nüüd jään hoopis natukene vait. Mul jäi hoopis kõrvu märksõna. Siin kuulates siis vaatasin ka ja see tegelikult on ka küsimuses sees. Sa mainisid vastutust. Hästi populaarne sõna on ju. Ja tegelikult ma ei ole kindel, kas me lõpuni saame aru, mida see tegelikult tähendab. Et see küsimus ilmub ka selleni, et võtan kinni veel ühes märksõnast, sa mainisid robotlik käitumine natukene alguses. Et vastutus ja robotlik käitumine, et mis hetkest see muutub kontrolliks ja mis vahe üldse on nagu kontrollimisel ja vastutusel? Kui me tõesti tahame mingit asja endast lahendada, siis on vaja ennast muidugi ka alguses kontrollida, eks ole, mingil määral, aga pärast on vaja sellest kontrollist lahti lasta. See on jälle teistpidi see, et pärast on see loomulik osa, sest et alateadus õpib selle nipi ära, ta salvestab uue selle peale programmi. Aga see on lõpuks siis sinu kasuks. Aga ehk siis vastutus. Vastutus on see, et sa oled teadlik igas hetkes, igas olukorras, et sul endal, kuidas seda nüüd öelda, et sul on enda osa tegelikult täita siin maailmas, oled sa siis lapsevanem või kes sa iganes oled, lihtsalt tavaline kodanik oled või et tuli halvasti see sõna tavaline kodanik. Ei taha panna mingit rolle siin, lihtsurelik, täiesti tavaline, et sa ei püüa kedagi nagu paika panna, ennast paika panna, aga sa saad aru, et iga sinul mõttel, sinu teol, reageeringul on tagajärg. Et see on nagu see koht, et sa oled nagu teadusel, sa saad aru sellest, et ka mina põhjustan järgmist olukorda. See on nagu see koht, et aga samal ajal, et ma nüüd kui kontroll on samal ajal selline, et ma panen nüüd kõik see purki ära nagu hops, kõik peab niimoodi olema, et ma tahan, et kõik oleks kontrollitud, et kui ma ei kontrolli, siis kõik laguneb ja siis hävineb nagu, ma pean kõik peab olema nagu juhunduses, et see on selline nagu siuke ärev tunne on see, et oot. Aga vastutus on lihtsalt see, et teadvustamine, teadlikkus, et kui ma niimoodigi käitun, nendest näiteks välja nagu, ja siis ega ma valan õli tulle. Näiteks see on selline hea koht, nagu, kus sellest aru saada. Või siis samal ajal, et tegelikult mul on võime hoopiski olukord ilusaks ka muuta. Siit ka saada palju ilusamad tulemused meile kõigile nagu, aga samal ajal, et ma ei kontrolli seda, et ma nüüd teen, ma olen nii kõva vend, nagu, et see on lihtsalt selline teadlikkus ja arusaamine, et mina nagu loon selle loo. Mina olen kontrollifriik. Oled jah? Aga mitte nagu lõpuni, see mõttes, et
mitte iga asjaga, et mul ei pea olema kõik perfektselt, eks ole, salvestuse puhul ka, et kui me siin teeme vigu ja jäävad mõnikord, ma lähen, ilmselt jääb ka täna võib-olla see, aga ma lähen, panen vahepeal kaamera laadima, mul jääb see sisse, kui ma seal mööda kõnin. Praegu panin pumba kinni, see jääb sisse, ma lõika seda välja, kui ma ei tunne vajadust selleks. Ehk ma ei ole nagu lõpuni nagu selline detailsustesse minev või perfektsionismi taga ajab alati, aga ma olen väga palju tugevat perfektsionismi taga ajab. Mul oli kunagi väiksena sellised kiiksud isegi, et see oli juba kooli ajal ka. Ilmselt on sul tulnud isapoolsest kasvatusest ja nii-öelda sellisest mehe käest, tema väärtustest, mida ma nendele võtnud, aga mul ka tänaseni kohati, praegu vaatasin raamatut ei paista välja, aga mul tegelikult on tavaliselt, no sa riiv näiteks näed, seal on teleka all keskel on PlayStation 5 mängud, peavad olema sirgelt. See siin on kole, see raamatuvirn. See peaks olema õiges suuruses minema suuremast väiksemasse tipu poole, ja ilusti vandud. Ja ma koristan iga saate jaoks, kui mul tuleb külased koju. Aga laps ei taha mul kuulda mitte midagi koristamisest. Doesn't care at all. Üldse ei koti. Ja siis ma siin püüan kodus see koristamine üks parima näite, kus ma distsiplineerin ja mõne mõttes olen türann oma naise ja lapse vastu. Nad on ühesugused ja mina olen see, kes on saanud selle koha, et kodu peab olema puhas ja korras. Jah, ma saan aru, et see on väärtustega kaasa tulnud ja võib-olla peale pandud ka natukene, aga mulle tundub, et see on ka minu sees olemas nagu üks minu väärtustest, ma hindan puhtust ja nagu mitte steriilsust, aga et ei oleks asju laiali suvaliste kohtade peal. Tohutu teerib lapse legod või televad diivani näiteks või mingi parvid on siin põrandal reas. Otseselt ei häiri kedagi, aga ta on ees. Ma pean kõndima ikkagi mööda üle astuma. Nagu tahaks puhtust. Ja siis ma olen märganud, et ma olen päris suur kontrollifriik koristamises. Noh, mul endal käidi. Ja ilma, et üldse enda isa alustaksin, ma olen isale väga tänulik, mis ta mulle edasi andnud on. Mida vanemaks ma saan seda rohkem, ma saan aru sellest. Aga mul isa käis niimoodi tuba kontrollimas, et kui pidin oma tuba koristama. Ta tuli tuppa, ma ütlesin, mul on koristanud. Ta tuli tuppa, ta leidis mingi koha, kus ta teadis, et ma elu sees ei ole vaadanud. Nendis kapi peal kuskil kõrgelt. Tõmbas näpuga niimoodi. Siis koristamata uuesti. Ja ma koristasin fucking terve tuba uuesti. Kas see nüüd traumeerib? Ma ei tea, ei ole. Mulle tohutu meelde. Sealt on tulnud mulle selline nagu ma ei tea, korralikkuse. No ja see on üle kandunud ka muudes tegevustesse. Ma ei tarbi alkoholi, eks ole, ma pole kunagi suitsu teinud, ma ei ole kunagi narkootikume teinud ja edasi. Et ma arvan, et see on nii nagu saate alguses rääkisime ka sellest, et see soomuse pealepanek ja siis selle soomuse maha võtmine, et sama on selle kontrollifriigiks nii-öelda olemise või kontrollimisega ja siis vastupidiselt paralleelselt ka vastutus on ja ma võtan vastutuse sellest, et kodu oleks puhas. No, ma ei saa sundida oma naiste lasta otseselt vägisi koristama, kui nende väärtused ei ole koristamine või ilus kodu. No nad hakkavad siis koristama, uppuvad oma sea pessa. Et siis hakkavad vaatama, sest siis on nende piir täis. Minul saab piir juba esimeses parbis põrandal täis. Ja siis mul on raske tegelikult. Et nendel ei ole raske. Ja mina olen pidanud õppima siis nagu natuke seda leppima sellega, et okei, me siin koos oleme, ma siis pean aru saama ja arvestama sellega, et nad on teist moodi ja kui mind häirib, siis ma lihtsalt ise koristan eest ära. Ja tagajärg on see, et laps on pärast vihane, kus on mänguasjad. Noh, üleval korrusel minu otsi, sest et sina ei koristanud. Et see on hästi huvitav koht, aga ma arvan, et saab ka nõus, et sellel on kontrollimisel või nagu, võime nimetada kontrollimiseks, aga võib-olla see on mingi muu nimetus parem. Sellel on mingi oma positiivne pool ka. Absoluutselt. Või ei ole? Või on? No absoluutselt mingis mõttes nagu ongi, et see ongi, et kõik on suhteline, eks ole. Et kui selle piiri ise ära tajud, et ja samal hetkel nagu ma lihtsalt tahaks öelda selle peale, et noh, praegult on nii nagu on, eks ole, ja et kui ühel hetkel, noh, siis tegelikult ongi, et see on ju ülimalt suur väärtus, et sa pead sellest puhtusest lugu nagu ja samal ajal sa ei sunni teisi seda tegema. See on nagu tohutult ilus, mis sa teed nagu Kris. No vahel ikka sunnin. No vahel natuke sunnin. Viisakalt, no. Aga viisakalt, jaa. Aga kas sa tead, kui sa rääkisid seda lugu, siis sa nagu rääkisid põhimõtteliselt nagu minust endast. Kõik see, kuidas isa ja kõik nagu, ma ei hakka sinna nagu laskuma, lihtsalt tundsin ennast kohe ära, mul oli kohe mõnus vaata, et sa tajusid kohe, et noh, samad tegelased oleme nagu, et väga lahe nagu, et jah, et lihtsalt ühel hetkel on nagu, seal on nagu seda positiivset asja ja see on hea koht vaadata, et noh, et kus ma praegult olen ja ühel hetkel vaatad, et aga see enam ei häirigi.
ma enda kogemusest on see, no ma olin ka täitsa, inimesed ütlesid, et issand, et sul on kodu nii puhas, et ma isegi, ma ei nagu, ühtepidi on nii hea tulla, et sul on hea energia, aga teistpidi, et kas tohib astuda? Et no põhimõtteliselt tead, et kas siin üldse, kuidagi, et kõik on nagu nii joonduses nagu ja siis, et nagu, et tekitab natukene nagu hirmu, aga samal ajal see ei ole ju minu probleem, eks ole, see oli selle inimese probleem nagu, et sest tema on järelikult harjud sellega, et tal on rohkem ja, et võib-olla, et tema lööb välja see olukord, et näed, et kodus võib-olla karistati, et kui ei koristanud, et või oli sassis, et äkki ma olen ka selline, aga ei ole, et ma teistelt ei nõua seda, et ma olen nagu hästi sarnaselt, et teistelt ei nõua, kuigi oma lapsega küll, 4,5-aastane üliäge tüüp on nagu mul poeg ja temaga mul küll, tal meeldib ka asjad laiali loopida, aga tal on ka ju lapsed on appi tulnud, et see ongi tema töö nagu selles mõistes, et ta ei peagi kõigiga nõustuma, tal on omad asjad ja segaduse tekitamine on ka ju üks suur kingitus. Ja samal ajal mulle, sest et kuidas mina sellega hakkama saan, sest mul on vaja oma ju probleemid nii-öelda lahendada. Aga ma temaga täitsa nagu, ongi, et ütlengi talle, et mul on ka juba see esimene sinna põrandale lendab, ma vaatan juba, vaikselt hakkab juba tut-tut-tut. No, ma ütlen täitsa ausalt, nii ongi nagu, et ja siis on nagu, ma ei tea, paari minutiga on siuke kaos on nagu kõik asjad on laiali, nad on tiivad ja padjad ja kõik asjad, et no ikka on. Ja siis ma nagu vaatad, oh my god, sellest nii keeruline olla, siis olen korras nagu ja aga mis mina teen siis? Mina ütlen talle niimoodi, et nii, Max, ta nimi on Max, vaata, sõber, sa juba tead nagu, no ma ütlengi talle sõber, ma räägin ka taga niimoodi, et vaata sõber, me elame siin koos ja et küll ma talle vahel ütlengi, et ma saan aru sellest, et sul on vaja teha omad asjad ja kõik. Ja ma ütlen, et näed, meil on oma valukohad. Ma räägin talle täiesti ausalt sellest nagu. Aga samal ajal on see, et see on nagu tohutu segadus nagu, ja meil on vaja siin koos elada. Meil on vaja seda kompromiss. Et sa tead, meil ei ole väga palju reegleid, me elame nagu vaba elu, aga et mõne asjaga on, et meil on vaja vastutus võtta. Nüüd me jõuamegi sellesse kohta, isegi kui põnev. Et vaja vastutus võtta oma tegude eest, nagu, et me ei saa minna ka teise sellesse nagu energiaruumi nagu, et sellega, et ma nüüd, kui ma ütlen sulle, see mind häirib, jah, ma lahendan oma probleeme, aga samal ajal on, vaata, kui mõnus on, kui puhas on. Sulle endale ka meeldib, sa leiad oma asjad üles, pärast sa ei leia neid asju enam. Ja räägingi talle neid kõik asju ja siis ta on nagu, ja ta meeldib tegelikult koristada ka. Ta on väiksest saati meeldib koristada, ilma, et ma isegi ütlesin. Ja siis ongi, et aga ma annan talle aega, ma ütlen, et kohe peab. Ja ta ütleb, et natukese aja pärast, okei. Ja tegelikult tavaliselt ongi ja isegi vahel mul natuke on, et tahaks ju kohe nagu ma enam ei taha siin olla selles nagu olukorras, et hästi keeruline on hakata näiteks kas süüa tegema või midagi sellist, nagu kõik jumala sassis, vaata, täitsa mingi puding on seal põrandal mooses nagu. Ja siis vahel mul on, aga mis ma teen siis? Ma tean, et mul on see, et ma tahaks kontrollida olukorda. Tahaks nagu, et kuule, aga tee siis kohe ära vaata. Siis ma tavaliselt lähen lihtsalt natukene eemale, siis ma ütlengi talle, et ma lihtsalt ei suuda seda vaadata ja et ma lähen teise tuppa nagu. Ma olengi öelnud, et ma olen rahunema, mul on vaja rahuneda, ma ei suuda, ma ütlen, ma ei tule selle kaosega toime, aga ma ei taha sinu peale välja elada. Mis vahest ongi, olen läinud ka vanni nagu või et lähen pesen hambaid, mida iganes või ma olen joonistanud või mida iganes või lihtsalt maha istunud korra hinganud teises toas. Saada fookus ära lihtsalt korraks. Ja mis siis sellega juhtub nagu läheb hullemaks. Ei lähe hullemaks. Jumal hästi läheb nagu tuled tagasi, siis laps on juba kõik ära põhimõtteliselt koristanud. Ja nii ongi. Ja selle lühikese aega nagu. Et tema läheb ka see energia lahtist, et tema vaatab, et ta on minuga tihedalt seotud nagu selles vanuses. Et ta vaatab, et ma lahendasin oma asja ära nagu, ma ei kontrolli ei ennast ega teda nagu ja tal on hoopis, et issand, ma ju tahangi tegelikult koristada ka nagu, mulle meeldib vastutust võtta, et siukene põnev värk.